tulemast tagasi siia kanalile. Tänases videos räägin, kuidas käib vaarikate istutamine. Millal seda teha, kuidas taimed paigutada, kui sügavale ja tihedalt nad istutada. Milleks on vaja võrseid kärpida ning mis töid veel koos istutamisega teha tuleks. Aga kõigepealt räägime istikutest. Ükskõik, kas kasvatate neid ise ette või ostate, jälgiga rangelt kvaliteeti. Selles suhtes ei tohi koonerdada või silma kinni pigistada. Teie istanduse tulevik sõltub istikute kvaliteedist. Noored taimed peavad olema sordipuhtad ning vabad haigustest ja kahjuritest. Kui varte alumised otsad on vähemalt sentimeetri jämedad, näitab see, et istik on elujõuline. Kui istikuid müüakse ilma mullapallita, vaadake ka juured üle. Need peavad olema tihedad, hästi arenenud ja vähemalt 15 cm pikkused. Häid istikuid saab noortest alla 3 aasta vanustest emaistandustest. Kuigi vaarikas on ise tolmleja ega vaja otseselt teist sorti tolmeldamiseks, siis tasub siiski luua võimalused risttolmeldamiseks. Risttolmlemine tõstab veidi saagikust ning marjade kvaliteeti. Kuna marjade müümine toimub sortide kaupa, siis segaduste vältimiseks ärge istutage sorte ridadesse segamini. Parem tehke nõnda, et 4 rida oleksid ühest sordist ning iga 5 rida oleks mõnest teisest sordist. Vaarikad istutatakse põhja- ja lõunasuunaliste ridade kaupa. Taimede vahekaugus on 75–80 cm. Koduaias võib ka tihedamalt paigutada, näiteks 50 cm vahekaugusega. Üldiselt tuleb arvestada sellega, et vaarikas hakkab juurevõsusid ajama ning peenar kasvab tihedamaks kui alguses kavandatud. Ridade vahekaugus sõltub sellest, kuidas kavatsete istandust hooldama hakata. Koduaias võib ridade vahekaugus olla kõigest 2 meetrit, sest kogu maaharimine, hooldus ja korjamine käib käsitsi. Aga suuremas istanduses peab peenarde vahele ära mahtuma ka tehnika, mida kasutate. Sõltuvalt motoploki, traktori või järelkäru suurusest võib reavahe ulatada 3–4 meetrini. Kui on plaanis kombainiga koristama hakata, tuleb peenrad rajada vastavalt kombaini mõõtudele. Vaarikaid võib istutada nii kevadel kui ka sügisel. Septembri lõpus või oktoobri alguses saab istutada siis, kui taimed on vastupidavast sordist, muld hästi haritud ning koht tuulevaikne. Noored istikud juurduvad hästi niiskes mullas ja kevadel alustavad hoogsat kasvu. Aga kui maa on savikas, sordid õrnad ning asukoht pole kõige parem, tuleks istutada kevadel niipea kui maapind on sulanud. Vaarikapungad puhkevad vara ja seetõttu ei tohi kevadise istutamisega hilineda. Istutamiseks tuleb valida sompus ilm, et päikesepaiste ei kuivataks juuri ära. Mullapalliga istikud ei ole nõnda tundlikud istutamise aja suhtes kui paljasjuursed istikud. Kui muld on ette valmistatud nõnda, nagu eelmises videos kirjeldasin, käib istutamine lihtsalt. Mullafreesiga või traktoriga aetakse muld põhja-lõunasuunalisteks peenardeks. Tänapäeval on lihtne sirgeid vagusid saada. Traktoritel on GPS peal. Kui nõnda moodsat tehnikat pole, siis saab teodoliidi või bussooliga peenard paika ajada. Isegi kui neid ei ole, siis tõmmake 2 teiba vahele nöör, istutage selle järgi. Kindlasti tehke see töö ära, sest sirgetes ridades istutatud istandust on hiljem lihtsam hooldada. Taimede vahekauguse võib välja mõõta ka mõõdulindiga, kuid see on tüütu. Lihtsam on 3 latist kokku lüüa maasirkel ning sellega istutusaukude asukohad ära märkida. Istutamine käib lihtsalt. Tuleb märgitud kohta kaevata piisavalt suur auguke, et istiku juured sisse mahuksid. Asetada taim auku, muld juurdele kühveldada ja kinni vajutada. Kuna muld on kündmisest või freesimisest kobe, ei ole töö raske. Tuleb ainult tähelepanelik olla, et taimede juurekael jääks maa mullapinnaga tasa. See tähendab, et taim oleks pärast istutamist samal sügavusel kui enne väljakaevamist. Pärast istutamist tuleb maa kasta arvestusega, et iga taim saaks vähemalt 2 liitrit vett. Nii käib istutamine varem ette valmistatud põllul. Kui te tahate aga harimata maale paar vaarikapõõsast panna, siis peate enne korralikult istutusaugud kaevama. Ei piisa sellest, kui kaevate ainult istiku juurte või mullapalli suuruse augukese. Muld on ju teiste taimede juuri täis ning noor istik ei suuda nendega konkureerida. Seepärast kaevake auk, mis on vähemalt pool meetrit sügav ja pool meetrit lai. Puistake augu põhja vajalik kogus mineraalväetist. Välja kaotud muld seega ka kompostiga.
kuhja kaugupõhja segatud mullast kuhi ning sättige sinna istik. Jälgige, et juured ei puutuks kokku väetise graanulitega. Et taim jääks samale kõrgusele kui enne väljakaevamist, asetage kauguservale latt, mille abil saab õige sügavuse kätte. Katke ehmejuured mullaga, vajutage kinni ja kastke. Nii suur istutusauk neelab vähemalt ämbritäie vett. Pärast istutamist lõigatakse varred lühemaks. Alles jäetakse 25–50 cm, sõltuvalt sellest, kui palju on vartel pungi. Piisab sellest, et alles jääb 3–4 punga. Põhjus, miks seda tehakse, on väga lihtne. Istutamise käigus saavad juured vigastada ning ei suuda enam endise suurusega maapealset osa veega varustada. Seega tuleb maapealset osa vähendada. Vahel tekib kiusatus varred kärpimata jätta, et need saaksid võimalikult vara saaki anda. Sellest on aga rohkem häda kui abi. Taim on istutamisest niigi nõrk, õitsemine ja viljade valmistamine teeb ta veelgi nõrgemaks. Pigem loobuge esimesest saagist ja laske vaarigal rahulikult uusi varsi kasvatada ja jõudu koguda. Siis on lootust, et juba 3. aastal on istandus täies hoos. Istutamine on aeganõudev töö. Hirmus tahtmine oleks pärast sellist pingutust jalad seinale visata ja pisut puhata. Aga ometi tasub ennast kokku võtta ning üksiti ära teha ka olulised tööd koos istutamisega. Näiteks multsimine, kastmissüsteemi rajamine ja toestiku ehitamine. Kilemults oleks mõistlik laotada peenardele enne taimede istutamist. Kile sisse lõigatud aukude kaudu taimede maasse kaevamine võib tunduda tülikas, kuid juba istutatud vaarikatele kile peale laotamine on veelgi hullem. Õled, saepuru ja turvas puistatakse peenardele pärast taimede istutamist. Multsimise kohta teen eraldi video. Toestiku ehitamisega pole väga kiiret, sest kärbitud taivad saavad esimese aastaga ilma toestamata hakkama. Aga mida väiksemad taimed ning mida hõredamalt nad on, seda lihtsam on ehitada. Sestap tasub toestus rajada pärast taimede istutamist ja multsimist. Ka toestamise kohta tuleb kunagi eraldi video. Kastmisvoolikud võib vedada otse maapinnale või riputada toestiku külge. Ka seda on lihtsam teha, mida väiksemad on taimed. Tihedaks kasvanud peenardes on voolikute jaoks hoopis raskem ruumi teha. Ka kastmisest teen eraldi video. Ongi tänaseks kõik, aga istutamisega pole istanduse rajamine veel lõppenud. Nagu ennist öeldud, taimi tuleb ka toestada, kasta ning umbrohu eest kaitsta. Järgmine video ongi multsimisest. Kohtumiseni!